Te ilmselt aimate, et kui me teid juba detsembris kuskil metsas tervitame, siis mida me siin täpsemalt tegema hakkame? Just täpselt, me hakkame kuuske jahtima ja meil on täna appi tulnud Päivi Viimsi RMK külastuskeskuse teabejuht, kes aitab meile selle kuuse valida. Kuhu metsa üldse võib minna ja kuhu metsa näiteks ei või minna? Selleks on väga hea vahend olemas, RMK loodusega koos äpp, kust me saame võtta riigimetsa kaardi rakenduse lahti, kust me saame ilusti ennast ära positsioneerida ja ilusti näeme, kas me oleme riigimetsas või oleme hoopis erametsas. Nii telefoni äppis kui arvutis avades pakub ta kohe meile variandina seda kuusekese alalehte ja päris kuuse saad riigimetsast, vaata lähemalt. Ja siin ta pakubki kõik nii-öelda valikud ära ja kui me vajutame siia peale, siis me näeme tumerohelised alad on riigimetsad, kust tohib kuuske võtta. Siin keskel me näeme ka ühte pruuni ala, mis tähendab, et see on kaitseala. Kaitsealadelt siis kuuse võtmine on keelatud. Aaro, mis sa arvad? Nova stuudiosse? Ma paneks mingi korraliku suure 20-meetrise kuuse küll püsti. See sobib sinna väga hästi, väga super. Okei, lähme võtame midagi, mis realistlikult sinna sobiks, mitte mingisugust seda. Meil ei ole Raekoja plats seal stuudios. Kui ma leian sellise kuusegrupi, võin täitsa siit võtta, jah? No kui me vaatame seda suurt asukohta, kus me oleme suure elektriliini servas, kust on siis üsna värskelt tehtud viimane hooldus, ehk siis on puhastatud ära siit võib-olla sellised kõige ilusamad, sobivamad jõulupuud, aga siin servas me näeme tõesti ühte väikest kuusegruppi ja see on nüüd õige koht, kust üks endale välja valida küll. Et kuna need puud siin juba koos grupis kasvavad, siis neil ei ole kindlasti lootust suureks puuks kasvada, sest neil paratamatult ruumi jääb üsna ruttu või üsna peatselt liiga väheks. Kui ma nüüd vaatan sinna, siis jube ilusad kuused. Kas sealt võiks ka nagu kahmata endale kohe ühe jõulukuuse koju või? On tõesti täitsa õiged jõulupuud, aga kui me nüüd vaatame seda kohta, kus nad kasvavad, et seal me näeme suurt ühtlast vana metsa ja siin on järsku sihuke lagedam ala, kus on siis ühekõrgused noored puud. Et see viitab sellele, et see on metsanoorendik, kus siis vana mets on maha raiutud ja selle asemel metsamehed on siis istutanud ise oma kätega väikesed puukesed, kes on siis nüüd siin sirgunud. Et metsanoorendikust, mis on siis meie tuleviku metsapõlv, et sealt me jõulupuud võtta ei saa. Aga nagu kuusk elus olend, eks ole? Et tore oleks ju teda natukene paitada ja võib-olla isegi luba küsida, et kas ta üldse lubab meil ennast endaga kaasa võtta. Armas kuusk, loodan, et see on sinu poolt okei, et me sind enda stuudiosse kaasa võtame. Aga sa saad meiega koos seda jõuluaega nautida, nii et kõik on tore ja armas. Nii ja veel enne, kui me nüüd päriselt saega tööle hakkame, peaks tegema ka ära ühe liigutuse veel seal äpis või siis telefoni numbriga lihtsalt helistama ja maksma selle kuuse eest. Nii, see on siis umbes 1-meetrine kuusepuu. Siis vajutangi siit helista. Ops. Olete edukalt tasunud 3 eurot kuni 1-meetrise kuuse ees. Aitäh ja rõõmsaid jõule! Nii armas. Kuule, mul oli tunne, nagu me oleks ehtsa jõulumehega rääkinud. Kuulsite? Jõuluvanna, häid jõule. Võtame selle kuuse nüüd. See on nüüd meie. See on nüüd meie. Yes! No nii. Opadii. Ja võib öelda, et mina siis väga ettevalmistunult ei tulnud siia metsa kuusele järgi, sest mina näiteks kindaid kaasa ei võtnud. Sai natuke teravaid elamusi. Nii et siit saab, jah.